see põhipõhjus on ikkagi õpetajate töötasus, mis on ikkagi oluliselt väiksem kui teistel kõrgharidust eeldavatel ametikohtadel. Ja see on see, miks me siia tulime, et juhtida poliitikute tähelepanu sellele ja ka siis meelde tuletada, et miks on haridus tähtis ja miks on õpetajad tähtsad. Mitte ainult sellepärast, et õpetajad saaksid iga kuuga võib-olla raamatu osta või teatris käia, vaid see haridus on laiem põhi kõige. Ja see on see põhjus, miks me nagu just praegu tuleme, et kui koalitsioonilepingut veel tehakse ja kui hakatakse tegema järgmiste aastate eelarveid, et seda olulisust veel kord välja tuua ja rõhutada. Mis on see õpetajate palga alammäär, mille poole siis praegu püüeldakse? No me oleme aastaid rääkinud tegelikult ja ka ühiskonnas ja poliitikud on rääkinud, et õpetaja töötasu peab algama riigi keskmisest palgast. No ja järgmisel aastal on see 2184 eurot. Ideaal oleks, kui me suudaksime sinna jõuda 1 aastaga, aga ütleme, et kui selline suur samm on raske, siis me oleme valmis ka 2-aastast lepingut tegema, kui siis, et me sellise sammhaaval sinna liiguksime, aga mitte see, et meil räägitakse ikkagi, et kunagi tuumas tulevikus me jõuame selle eesmärgini, kui nagu me mainisime, 2 aastat on tegelikult õpetajate töötasu vähenenud võrreldes riigi keskmisega, mitte meil on lähenenud sellele, nii et see on selles mõttes ikkagi suur probleem ja